Ja siis me räägimegi ka Kaja Kallasest, et andke andeks, ma saan aru, et Eesti inimestele ja Eesti ajakirjanikele vahel on jube tore endale maalida pilti, et vähemalt meie oma Eesti inimene jõudnud nii kõrgele kohale. Aga probleem on tihti selles, et vahet ei ole, kus sa pärit oled, vaid mida sa suudad teha. Ja sa ei suuda mitte midagi teha, sa oled läbi kukkunud. Sest täna on Kaja Kallas kõrge välisesindajana selles positsioonis, kus tema ülesanne peaks olema rääkima hispaanlastele. Kuulge, et me saame aru, teie ühiskond on teistsugune, aga teie huvides on saada teile näiteks, ma ei tea, mingisugune laskemoona tehas, kus me toodame miine Ukrainale. Raha tuleb teile majandusse. Te põhjendate ära selle poliitiliselt oma valijatele, et miks see on hea mõte. Me räägime kreeklastele või võtame mingi muu riigi, kus on kaitsekulud aluvast madalal, Hollandis. Et näete, teeme selle plaani ära, võidab Ukraina, võidab Eesti, võidab Euroopa julgeolek, aga võidab teie majandus ja teie valijad. Tema peaks olema see diplomaat, aga inimene adekvaatselt ju väga hästi ei saa aru, mida ta teeb. Et kui öeldakse, ta käitub nagu peaminister, siis ta isegi peaministrina oli košmaar jõudne. Ja nüüd, kui ta oma selle košmaarsusega läheb sellele positsioonile, siis mina eurooplaste asemel väga kergelt ei magaks öösiti. No ütleme, et sa lähed ka väga nagu lihtsa lahenduse teed, et on üks süüdlane leitud ja selle taga on kogu häda. Et kui näiteks Borrell oleks jätkanud, siis meil oleks täna Euroopa kaitsega kõik super hästi. Sa asendad Katku Kooleraga. Sa said sama hullu, kes arvab, et nüüd kõik riigid tantsivad tema pilli nagu Eesti valimine. Kui tegelikult peaks olema liikmesriigi juht, siis jumala pärast kaotame selle positsiooni ära. Pole vaja. Et üks päev on see väga tähtis positsioon ja enam see tähtis pole. Ja ma arvan, kui inimene on olnud ligi 6 aastat Euroopa Parlamendis, kes on peaaegu iga kuu näinud kõrget välisesindajat, nii eelmist kui ka nüüd praegust, siis küllap ta ikka midagi jagab. Ja kui me räägime poliitikust ja Frankfurdi Allgemeinest, siis ma arvan, et ole sa ükskõik kes endine peaminister või parlamendiliige, siis ma ei alahindaks ikkagi nende tippametnike kommentaare. Madis on saanud küll 2 saate kuidagi jagas seda kõneaega kuidagi nagu vähevõrdselt. Adekvaatse hinnangu inimesele, kes tuleb plaaniga ja tulemuseks on lihtsalt sõnamulin paberil ja mitte ühtegi otsust.